täis on nõu, pärsest kõike näeb. Rõõmu täis on lapsepõlv, käes on sünnipäev. Aitäh, et olete tulnud koos meiega tähistama Pärsti raamatukogu 100. sünnipäeva. 100 järjepidavat tegutsemisaastat on märkimisväärne aeg. Kuid veelgi erilisemaks teeb Pärsti raamatukogu asjaolu, et siin on töötanud pool raamatukogu tegutsemisajalt ehk imetlusväärselt pool sajandit üks inimene. See on Olga Sööt, kes tähistas augustikuus oma 50. tööjuubelit. Tol korral andis Viljandi vallavalitsus Olgale üle tänukirja, tänades teda panuse eest nii raamatukogu töös kui kogukonna tegevuste eestvedamisel. Ka täna on külaliste hulgas neid, kes soovivad tänada ja õnnitleda just Olgat. Pärsti raamatukogu ja Olga vahele võib tõmmata justkui võrdusmärgi, sest keegi ei kujuta ette üht ilma teiseta. Nii anname siis kohe laste etteaste lõpuks lilled ka üle ja künnitused lasteaia poolt, et väikesegi 3 maja, 3 lille ja roosid ja Olga, see nagu kuuluks ühte. Ja ma ei tea, kas siin päris 100 kokku sai, aga no umbes nii palju küll. Aitäh, et sa oled meie naaber. Tere tulemast kõigile meie raamatukogu 100. juubeli tähistamisele. Oleme korraldanud mitmesuguseid üritusi, õppepäevi, õppereise. Meiega on käinud kohtumas palju kirjanikke ja tuntud kultuuritegelasi. Ma olen ka 50 aasta jooksul koostanud raamatukogu kroonika algusest lõpuni ja kogunud koduloolist materjali. Ja teisel korrusel on kodulootuba, millega võib igal ajal tutvuda. Ja ka kõik need aastad, mis ma olen raamatukogus töötanud, on mulle väga palju andnud. Tänan teid kõiki, kes te tulite meie juubelit tähistama. Tänasel eelmisel päeval on hea ka natuke suuremat vaadata, rääkida sellest, et Viljandi vallas ongi natuke eriliselt see raamatukogude teema, sest meil on 4 mõisad ja tegelikult kõik mõisad on seotud olnud või on raamatukoguga. Et täna on meil Ringtali mõisas küll kõrvahoones raamatukogu, siis on Kärsna mõisas raamatukogu ja on siin Pärstis, aga on olnud ka Suislepa mõisas. Aga eriline on Pärsti raamatukogu vast selle poolest, et siin on kuidagi natuke kõik kuidagi hoogsam ja uhkem. Ka tänane saalis oled, ma vaatan, et teistel ei ole raamatukogudel eraldi saali, kus just raamatukogu poolt on tulnud hästi palju aktiivseid tegevusi, külalisi kutsutud ja teil on ka selline koduloo tuba. Ja mis selle kõik on eriliseks teinud, on eriline raamatukogu, kui sa oled vist läbi aja olnud juhataja, direktor ja 0,8 ja kõik, aga tegelikult see on sinu elutöö. Ja sa oled ju peale Viljandi kultuurikooli siia tööle tulnud, tegelikult ikkagi see kogu see raamatukogu ajalugu tugineb sinule. Suured tänud sulle. Ja meie kingitus on ka selle poolest, et Pärsti raamatukogu on kogu aeg muutumises olnud. Hiljuti olime laste tuba tehtud. Vanast oli raamatukogu kõigile, nüüd tuleb lapsi eraldi kutsuda, sellepärast et see on ka tohutu väljakutse. Nüüd on ju väljakutse, kuidas üldse raamatut lastele sõbraks teha. Aga ma usun, et selle väljakutsega saate te kõik ilusti hakkama. Ja see maal on ikka väga moodne maal, kui kõik värvidega tehtud, siis on digiprindiga tehtud. Aga ikka on õudselt kallis. Ja siin peal on väike prints. Ja väike prints vist on selline tegelane, kes on väga tarku lauseid ütleb, et kui sa saad teadmised, siis sa saad õigusega vastutada. Ja ma usun, et need noored, kes raamatust tarkusi loevad, need võtavad vastutuse ja neid me saame usaldada uue tuleviku loomisel. Jõudu ja jaksu teil
noore põlvkonna targaks tegevuseks. Palju õnne selle! Kerib ja kerib oma pooli, kuulutab kerilauad kõveraks, kuivatab märjad lõngavihud. Välk käib läbi kätte ja äkki suudan kõike, leivad ahju panna, lauda katta, jooksmas käia, lastega koos lugeda ja lollitada. Välk käib läbi kätte. Päike plahvatab alles miljardi aasta pärast ja seni on ju aega. Kuigi üks kilpkonna silmapilkutus, üks rõõsa koore lehtrisse valamine kõik. Ei tunne me oma siset taevast ega tähti koduõue kohal. Ei tea naabritädide nimesid ega oska seletada unesid. Nii palju on veel teha, enne kui välk kustub sõrmist ja kassipoja kaussi niriseb linnutee piima. Olen olnud tööl kõrgepalgalistel maadel, õnneküttide koduigatsuse saartel, üle lompide muredesse mattunud mandri võsa vahele. Sinu kolka külakambri, vii mind vii kõigepealt Ülemiste lennujaama, vii mind vii kalla alla taevavallast. See Arkmaristi 10 krooni raha enam hirmu ei tee. Lapsed nüüd võid panna kooli Unakverele. Bussiliinid võetud maha sina metsa sees. Leviala seal on paha. Viimindovi, sõmerõtvi sõrmikule. Viimindovi, Kikevere, Imavere. Viimindovi, Räpussaare, vere, too. Maalatsi Unakvere. Kuidas saaksin läheduses juurde oleks vaja busse, meiega ühendusse, päiksetõusu ja edusse. Kollastesse ülastesse. Viimindovi, sõmerõtvi sõrmikule. Kevere, Imavere, Viimindovi, Räpussaare, vere, too, Maalatsi Unakvere. Külateedel vähe busse, linnanaine kardab busse, kardab putukaid ja hiiri, uuverikaid päiksekiiri, teispool oma linna piiri, igatseb vaid küüneviili, kardab kaebust ette tuua, tahab mulli vetta juua, kardab lehma, kardab hobust, teispool oma linna kodu. Kuidas saaks sinu lähedusse, sina ju ei karda usse, kruusadeid ja raputusi, südaöiseid koputusi, igatsed ja